Jõul tähendab minu jaoks ikkagi seda koos olemise aega, sest see on üks vähestest aegadest, millal tõesti terve minu perekond kõik saame kokku ja tähistame koos seda ja ilmselgelt siis hea maitsva tervisliku söögiga. Kõige paremad kingitused minu jõuluajal on olnud siis need, mis on ise tehtud ja need on tehtud emotsiooni ja tundega. Kui ma mõtlen kingituse peale, mida ma ise tahaksin see aasta saada, siis selle kingituse juures on tegelikult üks tähtis element, et see mind üllataks positiivselt. Aga ma ei tea, mis see olla võib. Sellel aastal ilmus siis minu teine raamat. Ma soovitan seda raamatut inimesele, kes on mõelnud juba sellele, et võiks hakata tervislikumalt toituma. Ma soovitan seda raamatut inimesele, kes on juba tervislikult toitunud, aga mingil põhjusel on tal see katki jäänud, sest raamatus leiab see inimene väga palju teadmisi, kuidas siis see libastumine enam ei korduks või kui libastutakse, kuidas kiiresti püsti jälle saada ja edasi minna. Jõulud ja söömine käib kokku. Mida ma soovitan inimestel on see, et 2, äärmisel juhul 3 korral selle kuu jooksul laske siis nii-öelda see rihm lõdvaks, ärge siis nendel päevadel pingutage väga palju nii-öelda tervisliku toitumisega, aga ainult 2-3 päeval. Jõulukuu ei ole mitte mingisugune signaal ega luba hakata ebatervislikult toituma, mis on siis ebatervislikud toiduained või siis liiga suured kogused.